vaatajaid. Teie silme all staardib Eesti Olümpiaakadeemia noortegrupi algatatud projekt Avatud silmadeks spordist. Meid toetab Euroopa noored. Siin arutleme teemadest, mis tunduvad meile aktuaalsetena, räägime oma ala spetsialistidega, jagame oma vaateid ja arvamust. Ja täna meiega stuudios spordiajaloolane Kalle Voolaid, Eesti Olümpiaakadeemia peasekretär, samuti Alvo Toom, meie 4-kordne Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses, Eesti sportliku ja traditsioonilise Wushu Föderatsiooni president Priit Kõrve, meie Eesti esivõikboardija Tanja Matsukevitš. Ja teemaks täna spordialade elutsükkel. Nagu teema viitab, siis räägime kindlasti maadlusest, mis hetkeseisuga jääb 2020. aasta olümpiamängudelt välja, kuid samuti vaatame alternatiivalasid, selliseid, mis hetkel pole olümpiale jõudnud. Esimene küsimus Kallele, et maadluse väljajätmine tuli suureks üllatuseks tegelikult maailmale, mis oli ajendatud sellisest madalast telereitingust ja madalast piletimüügist, ütleme. Kas see on õige teha nii põhimõtteline otsus nii väikeste asjade põhjal? No, ma ei usu, et need väikesed asjad on tänapäeva suures spordis päris olulised näitajad mõlemad, nii publiku huvi või ütleme telereiting kui reaalne publiku huvi koha peal. Et ma usun, et siin ilmselt midagi oli juba mõnda aega üleval, aga et see just maadlusega juhtus, et ilmselt siin oli mõnigi teine ala veel, mis on seal või oli seal piiri peal, või on praegu seal piiri peal. Aga kõik need traditsioonid ja selline olympic spirit või käega pühitud? No, ma ei oska öelda, kas need on nüüd käega pühitud, eks traditsioonid jäävad ju alles, aga see oli mõtlemise koht ja nagu viimased uudised maadlejate leerist tulevad, siis uusi ideid ja vahvaid ja muutusi on seal tulemas ja see võib osutuda mõjuvaks, ehk siis, et see otsus võib-olla tõesti ei ole nii drastiline ja 2020 on maadlus ikka olümpiaprogrammis. Mida sa arvad, mida Kubertani selle kohta arvaks? No, ma arvan, et ta arvaks kehvasti selles mõttes, et tema oli traditsioonide mees ja ma arvan, et ta oleks igal juhul olnud maadlejate leerist selles küsimuses. Priit, et olümpiamängudel on hetkel juba nii mõnigi võitlusala nagu Jaapani judo ja selline Korea taekwondo. Nüüd pürgib üks Made in China Wushu ka sinna. Räägi, kuidas Wushu üldse Eestisse jõudis ja kui suur oleks eestlastel tõenäosus olümpiamängudel medalile tulla? Eestisse Wushu jõudis nii nagu mitmed teisedki alad, samamoodi nagu karate, et 80. aastatel eelmisel, saab siis öelda nüüd sajandil või isegi aastatuhandel huumoriga võtta, aga alustati võib-olla ka Eestis karate õppimisega, siis jõudis siia üks Wushu aladest tai chi, teised Wushu stiilid ja ütleme natukene peale karate õpetamist Eestis, mis karate tuli rohkem Soome poole pealt, aga siis ida poolt hakkas tulema Wushu teemalist informatsiooni ja väga paljuski tuntakse Wushu ikkagi kung fu nimetuse all, et kui alustada sellest, et kung fu panda pääseks olümpiamängudele, siis enamus lapsi tunneks kohe ära, millega on tegemist, aga tegelikult õige nimetus on ikkagi Wushu, et kung fu on läänemaailmas ajaloolise eksituse tõttu rohkem kasutusele võetud termin Hiina võitluskunstide kohta. Aga 2000. aasta algusest on hakanud järjest jõudsamalt arenema ja alates 2005 aastast on siin iga aasta 1-2 rahvusvahelist võistluskorraldanud. Tegelikult areng on läinud päris tihedalt edasi ja see 2 aastat järjest on saanud siin Euroopa meistrivõistlusi korraldada ka varem, et ala on tõusutee. Wushu on tegelikult üks vanemaid võitluskunstialasid ja võib-olla ta sisaldab endas nii palju erinevaid stiile. Wushus on
üle 400-500 stiili erinevat, nii sportlikud kui traditsioonilised ja nendes sisaldub praktiliselt kõiki elemente, nii maadluselemendid, sest omal ajal kunagi, kui me ajaloolist tausta vaatame, siis kogu, ütleme see idapiirkond, nad on ju olnud väga tihedalt omavahel seotud nii kultuuriliselt, majanduslikult kui ka filosoofilistelt taustalt, budism, taoism ja enamus, ütleme siis võitluskunstialas, mis on antud piirkonnas, on tegelikult oma alged suurelt jaolt saanud Hiinast. Alo, maadlust on kindlasti näha 2016. aasta olümpial. 2020 on küsimärgi all, kuid siiski kiigates sinna 7 aasta pärast, mis on tulemas, et me peaksime silmas pidama meie hetke noori, sellist vanust 19-20 aastat. Et räägi palun, kui perspektiivne oleks meie jaoks maadlus 7 aasta pärast? Maadlus on väga pika traditsiooniga Eestis harrastatud tänapäeva seda nii-öelda maadlust, mida me olümpial oleme näinud 150 aastat juba, ma arvan. Ja väga pikk traditsioon on ka tekitanud meile niisuguse koolkonna või niisuguse riigisise süsteemi, kuidas juba ütleme lapsi treenitakse. Samamoodi läbi põhikooli, keskkoolis on juba Audentse spordikoolis olemas nii-öelda kohad, kuhu siis noormaadlejad saavad kandideerida. Ja täna, kui vaadata neid 16–19 aastasi noori, siis sinna kooli tulekski vaadata ja seal koolis on täna vist 12 noormaadlejat. Muidugi ei välista, et keegi võiks nooremast peast minna olümpiale, et need, kes täna näiteks on alles 12 aastased 7 aasta pärast ja või olümpial. Et on ka selliseid näiteid, aga ma arvan, et see järelkasv on täna olemas. Iseasi see nüüd, et kuidas see olümpiakomitee otsus, mis tehakse septembris, et kuidas see mõjutab alarahastamist peale Riia olümpiamänge. Ja kui ütleme 2020. aastal jääb auk, et siis võib see väga tugevasti mõjutada just noorspordi rahastamist ja läbi selle ka alasükest harrastajate arvu üldse kogu maailmas, mitte Eestis. Aga lootust oleks? Et 2020 Riia või tähendab siis juba kas siis Istanbul, Madrid või Tokyo, jah. Ei, lootus muidugi on, et selles mõttes maadlejad alles alustavad seda suuremat võitlust. Et siin on erinevaid kõlakaid ja tegevusi alustatud ikka kasutatakse päris suuri nimesid, alustades president Putini ja lõpetades Wall Streeti ärimestega, et maadlejaid tegelikult on maailmas palju ja see nii-öelda sõda alles algab. Daniel, veel ausaid kandideerib samuti 2020. aasta olümpiale. Et sina oled Eesti vaieldamatu esinumber hetkel, just hiljutine Winterfesti võitja. Ütle, mis jõud sind üldse aidanud on nii kaugele jõuda? No kuna mul on eelis, et ma olen väga kaua seda sõitnud juba, et ma olen ise 20-aastane praegu, ma alustasin juba 6-selt nagu. Ja kuna see alles siis tegelikult tuligi enam-vähem Eestisse see velosport nii-öelda või hobisport tuligi alles seal 95 midagi sellist, 96. Siis mul on nagu selles suhtes on mul vedanud, et ma olen natuke rohkem saanud sõita ise kui teised. Aga on ka neid, kes on minuga samal ajal alustanud, lihtsalt siin on tegelikult väga suur roll on selles, kui palju sul raha on ja kas sul on kohta, kus sõita nagu. Et vanasti oli, ütleme nii, et siiamaani sõidetakse paadi taga. Aga kui sa tahad, et sul oleks paadi taga see laine, mis sinna tekib, oleks, ütleme, et puusa nii kõrge, kui sa saad lennata trikki. Sa pead selle paadi täiesti ära uputama sinna vett ette, liivakotid, kõik veekotid sinna täis toppima. Siis see võtab 30 liitrit tunnis, võtab see kütust. Et siis tulebki, kui see oma hind tuleb juba sul 60 € tund, 50 € tund, korralik paat ka veel, mis
vanas rahas üle 1 miljoni krooni maksab. Ja seda võimalust nagu ei olnud paljudel. Õnneks mul vanemad ostid, no muidugi mitte 1 miljoni kroonise paadi, aga ka siukse enam-vähem, millega saab ikkagi sõita. Ja siis meil oli suvila, meil Tallinna lähedal mere ääres kohe, et mul oli nagu õnnelik lapsepõlv sellest, et ma sain juba tegutsema hakata. Aga nüüd on asi hulka kergem, nüüd 3-4 aastaga on tekkinud väga-väga palju kaabelsüsteemiga. Et veel ongi nagu kaks varianti, kas sõidad paadi taga või kaabli taga. Ja nagu mina aru saan, siis see olümpia variant tuleb ka nagu kaabli taga. Neid on ka veel 2 varianti, kas edasi-tagasi sõidad, kaabel tõmbab sind või siis ümberringi. Sinna vaigutatakse siuksed obstaklid, hüpped vette, slaiderid, kus saab libistada. Ja siis saad trikke teha nende peal ja veel vee peal ka kantides. Korraks lahkume meie mõnusast stuudiost ja suundume Tartu tänavatele vaatama, mida Eesti rahvas arvab maadluse hetkeseisust. Kuidas suhtute maadluse väljajätmisesse olümpiakavast? Minu arvates see on ikka sport ja ma arvan, et see on halb mõte. I think it's quite bad because it's like one of the old sports, what's actually one of the first things what was in the Olympics. Ma arvan, et mina suhtun nagu sellesse väljajätmisse pigem negatiivselt. Esiteks see on olnud pikkade traditsioonidega sport ja teiseks eestlasena on ka minul sellele oma poolehoid, kuna eestlastel on seal ikkagi üpris hästi läinud. I don't have an opinion on that. Ma ei ole üldse väga olümpiaga kursis. No võiks ju, sest on olnud seal kogu aeg. Ma ei tea, mul on ükskõik. Võib-olla peaks sisse tagasi tooma. Ega tea asi küll ei ole. No ega neid, kuidas ma nüüd ütlen, ega neid ei oska nüüd arvestada, aga lihtsalt üks ala jääb jälle vähemaks. Ma arvan, et see võiks ikkagi olla edasi, sest on juba iidsetest aegadest olümpiakavas olnud. Ei ole väga kursis, aga samas see võiks olla ikka edasi ju. Igal inimesel on eri alad, mis nad tahavad teha ja siis võib-olla keegi eelistab seda rohkem. Omapärane hobi ju. Ei suhtu hästi. Ei suhtu ja miks te olete nagu rahulolematu? See on nii ammu olnud seal kavas ja see peaks olema seal. See on ääretult tobe asi. Sellepärast, et maadlus on eluaeg olnud selline ala, mis käib olümpiamängude juurde. Ei, väga halvasti. Mina olen ise vana maadleja. Ma ei tea, tegelikult võiks olla küll sees. Võiks jah? Ja siis oleks Eestil mingi medali lootus. Ma ei tea, minu jaoks ei tekita see suuri probleeme, et mul väga valus ei ole. Negatiivselt, sellepärast, et see on iidne olümpiala ja miks siis peaks jätma selle välja, kui see on üks tõsine selline kahevõitlusala. Ma olen eluaeg maadlust teinud, aga no võiks olla ikka olümpiakavas, sellepärast ta annab noormeestele jõudu ja sitkust. Olen vastu, sest see tundub selle ürg olümpiaalana. Ma isegi ei ole päris kindel, kas see on, aga... No mina arvan iseenesest, et see ei oleks nagu normaalne, sest ikkagi maadlus on ikka juba vanadest aegadest on ta juba väga vana kõva sport olnud. Miks ta peaks jääma? See on ikkagi suhteliselt ikkagi üle maailma on ikka suurt osa maadlust ikka tehakse igal pool ja võisteldakse Ameerikas, Eestis, Jaapanis, sumomaadlus. No selle pärast iseenesest. No ikka halvasti. No see on üks normaalne mehine ala ja isiksust väga tugevda. Mille poolest maadlus on teie jaoks eriline? No eestlased on kas või olnud edukad maadluses, sellepärast on eriline. Väga eriline on ta kas või sellepärast, et ma ise olen maadlusega tegelenud. No ta noortel inimesel eriti ta arendab väga palju igasugust füüsilisi võimi. Ega ei ole küll jah. Kui ma oleksin paks, siis võib olla, aga kahjuks ei ole mulle seda rasva antud. No ikkagi nagu higised mehed materdavad üksteist, seda on ikka vahva vaadata. Minu jaoks mingi eripära ei olegi, aga... Mitmekülgsus just hästis ja tõesti nii väike ja võikski hästi palju seda erinevaid hobisid olla, mis iganes spordialasid näha. See on erilisus, peitubki võib-olla tema lihtsuses, nagu pealt näha lihtsuses, et see on selline, mehed saavad kokku, maadlevad natuke ja omavahel selgitatakse välja, et kumb on tugevam ja see võidab.
Ja olemegi tagasi, et nüüd proovime teemat natuke filosoofilisemaks arendada. Alustame üldisest. Mis on teie arvates tänapäeva olümpiamängude üldse eesmärk? Kalle, on see vaatemänguses, on see emotsioon või kaasaelamine, teeb midagi? No siin on nüüd see aated versus rahakoht, jah, et ilmselt mõlemad natuke. Ühest küljest kindlasti tippsport on suur meelelahutustööstuse turuallikas, aga teisest küljest räägitakse ju nendest väärtustest, aadetest. Raske on siin nüüd öelda, et kas üks on ilma teiseta ka võimalik või oleks see siis sama tähelepanuväärne sündmus, kui seda kommertsiaalsust seal vähem oleks või aateid rohkem, ilmselt see huvitaks inimesi siis vähem ja vastupidi, kui seda aadete poolt üldse ei oleks, võib-olla see kommertsiaalne põhjendatus oleks ka vähem veenev, aga ma arvan, et need mõlemad pooled on väärilised poolused selle olümpiamängude juures. Aga mis oleks näiteks vaataja seisukohast ikkagi see, mis ta saab sealt? Televaataja seisukohast on see ikkagi meelelahutuslik vaatemäng kahtlemata. Kui midagi kõrvade vahel juurde tekib, siis see on kena boonus selle juures. Mis meelelahutust pakub? Võistlustel pakub alati meelelahutust pinge, kes kuhu, mis kohale tuleb ja kui see on mõni, ütleme siis, oma maa esindaja, siis hakkab kõigil, olenemata sellest, mis ala keegi harastab, hakkab süda olümpiamängudel tuksuma kiiremini, kuid kõige olulisem tegelikult kogu olümpiamängude poole pealt ka tänapäeval, see kommertslikkus, seda see kindlasti kõrvale jätta, see jääb ja järjest rohkem kahjuks ta sinna mõnes mõttes tuleb juurde, aga kõige olulisem pool on see, et läbi olümpiamängude me tegelikult propageerime üldist spordi harrastust, motivatsiooni noortele ja ka väga paljudele nende riigi sportlastele, kus võib-olla spordis osalemine on ainus võimalus maailma välja pääseda. Selles mõttes on kindlasti olümpiamängudega tänapäeva poolt ei saa alahinnata. Daniel, 5. august 2012 olid sina ka kindlasti üks nende hulgast, kes hinge kinni hoides ootasid seda 100 meetri stardipauku. Mis emotsioonid valdasid sind? Miks sa vaatasid üldse seda? No, sest ma ei vaatanud seda. Ei vaatanud? Ma praegu ei tea, mis stardipauk see oli? 100 meetri finaali stardipauk. Ma ilmselt vaatasin, aga ega ma väga ei mäleta, sest mul tekitasid emotsiooni hoopis teised sündmused selle olümpiamängu käigus, et Eiki Nabi esinemist vaatasin arvutist laivis ja jälgisin, see oli see, mis pani südame tuksuma. 100 meetrit on ilus vaadata, aga seal ei olnud kellelegi kaasa elada. Kuidas on meil endil teiste kogemus meeskonna, ütleme siis, mängude, näiteks jalgpall, korvpall, kui tõsiselt olümpiamängudel neid alasid vaadatakse, et siin tekib tegelikult kohe see küsimus, mis alad olümpiamängudel peaksid olema, et kui me mõtleme näiteks jalgpalli maailmameistrivõistlustele, siis kõik elu peatub, aga olümpiamängudel tähelepanu kuskil mujal. Olümpiajalgpall ei ole kindlasti see, korvpall on ju... No korvpalli vaadatakse natukene rohkem, aga NBA-ga võrreldes? Korvpalli puhul on kindlasti olümpiamängud kõige tähtsam rahvusvaheline võistlus, siin ei ole kahtlustki täpselt nagu kergejõustikus. Jalgpallis on näha asjad tihti. Sellepärast jalgpallis ei olegi, et mängijaid ka eriti ei ole seal noored mängijaid. See ongi see, et ei saada kokkuleppele. Seetõttu on seal see vist võib olla 3 vanemad kui 23 üle, kuni 23. Võib-olla siin olekski üks väljapääsudest, et kui ütleme
mängud, näiteks jalgpall, mida vaadatakse võib-olla selle olümpia kontekstis vähem, rohkem vaadatakse individuaalseid alasid. Võib-olla sealt tekiks ruum näiteks nii mõnelegi muule spordialale. Ma ei usu, et pallimängud annavad järgi. Mitte isegi järgi, vaid ma arvan, et see vahetus ei pruugi olla võrdne. Ehk siis pallimängud on niivõrd kärgitud programmiga, niivõrd vähe võistkonna. Et ma arvan, et lihtsalt, et kui võtta ära jalgpall ja panna asemele mingi suure osavõtjaskonnaga individuaalala, et see lihtsalt ei ole võrdne vahetus. Ja ei ole võrdne vahetus sellepärast, et jalgpall on nii palju väiksem. Võib-olla. Sinna võib-olla annaks, jah, mitmed alad on olemas, kas või võtame näiteks nendest uutest aladest, kus on rullivõistkudega, ruladega, trikiratastega, mis on noorte seas äärmiselt populaarsed, potentsiaalselt, kui mingi näiteks sellistest aladest läheks olümpiamängudele, siis mina küll usun, et näiteks olümpiamängude vaadatavuse ja populaarsuse teema tõuseks märgatavalt, eriti noorte seas kõrgemale. See on tänane tähelepanek, sest mulle ka tundub, et just tulevik ongi sealpool. Ausalt ma ei teadnud sellest spordialast enne mitte midagi. Kui ma nüüd lugesin, et see kandideerib, see Wakeboard, eks ole, et see kandideerib olümpiaprogrammi, ma ei olnud kuulnud ka sellest midagi. Õigemini ma olin kuulnud, et neid asju nagu veetakse, neid kaableid või kuidas see väljend oli, aga ma ei teadnud, et see spordiala ei ole. Ma tean, et Anne Kaali peal on midagi sellist. No oli ka otsast. Rahimängis on tõesti. Nüüd on rahimäng, jah. Ja, et see on nagu, ilmselt on tulevik, jah, midagi teha ei ole. Aga kui me näiteks jalgpalli asendaks veel lauda? Ma ei usu, et see on reaalne. Miks? No juba põhjendati ju see jalgpalli, see oleks tõesti võrdne vahetus, aga nagu ma isiklikult oleks ka poolt, sellepärast minu arust on olümpial liiga palju selliseid igavaid alasid. See on ekstreemsport, mis nagu... Ja meelega kohe küsiks, millised näiteks on igavad alad? No, taljal kurling näiteks minu arust. Põlvkondade konflikt on kindlasti päris suur. Vanemad telgivaatajad praegu hakkavad kommenteerima. Võib-olla kurlingu osas mitte, aga kui sa nüüd ütleksid maadlus näiteks, siis tuleks paha. Ei, seda ma ei saa väitest. No paljudele meeldib see, aga tõesti nagu... Ma arvan, et see saaks päris kiiresti palju vaatajaid endale see spordiala. Sest et lumelauda minu teada vaatavad päris paljud Tallinna olümpiamängudel ja ega seal ei tehta lahjemaid trikke või isegi veel nagu ägedamaid, mitte ägedamaid, vaid raskemaid tehnilisemaid asju tehakse meie loovas spordis. Kui selle teema peal natuke läks, aga maadlus, miks see võiks ikkagi olla minu poolt juba välja pakutud idee, tegelikult võitluskunstil võikski olla 3 põhiala. Enne vist jäi sul see 3 ütlemata, et üks oli maadlus. Üks on maadlus, üks on siis nii-öelda vabavõitlus ehk spaaringud. Kes tahab kasutab käsi, kes tahab kasutab jalgu või mõlemaid, põhimõtteliselt saab reeglid paika panna ja 3. oleks siis nimetatud võitlust kujutelda vastasega. Selle kohe esitust mina isiklikult näha ei tahaks. Kas oled, palju sa näinud oled? Ma olen näinud, aga... Mida sa näinud oled? No katat näiteks olen näinud võistlustel. Karate katasid või oled näinud midagi? Aga minu arust see on selline asi, mida ei ole võimalik objektiivselt hinnata. Samamoodi on nagu iluvõimlemised, kas iluvõimlemises ei saa missivõistlused ja kõik sellised alad, kellel iluvõimlemine, kas seal ei ole adekvaatseid alasid? Väga palju on pahandusi või probleeme olnud korruptsiooniga, kõik sugu jamad tulevad välja sealt, kui inimestele antakse, ei ole konkreetseid reegleid paigas. On, aga lisaks sellele on veel stiilipunktid, mida jagatakse väga imelikel asjadega. See näitab seda, et ei teata tegelikult tausta. Kui me võtame võitluskunsti Wushu, ma julgen väita, et ta on üks mitmekesisemaid võitluskunsti alasid. Kui seal on üks nii-öelda kategooria, milles võisteldakse, on vormid ja kompleksid esitamine. Mõnes mõttes see pool sarnaneb ütleme, teatud mõttes ülesehitus natukene sellega, et on võimlemises kavade esitus, hinnatakse teatud asju. Siin on samamoodi, aga see on konkreetsed
kriteerium, mida hinnata. Kui teha näiteks teha mingi löök, kui ma teen käega niimoodi, lihtsalt mingi käega vehkimine, aga kui on seal reaalselt pandud keha liikumine sisse, mis on kõrval väga selgesti tegelikult eristatav, see on kaks ise asja. Samamoodi saaks väita ükskõik millise spordiala kohta, et vot seal on, ütleme siis, ebaadekvaatne hindamine, et vot kaalukategooria, ütleme praegu lihtsalt mingit, näiteks 60 kuni 65, üks on 60 kilo, teine on näiteks 65. Et seal tekib ebavõrdsus. Vastupidi, sellepärast ju kaalukategooriad ongi tehtud, et... Nii, nad on tehtud jah, ja puussuus on samamoodi. Ala tundmata. Ma pole maadlust midagi alustanud, aga ala tundmata, reegleid tundmata, minu arust on vale öelda, et seal ei saa seda hinnata. Uisutamise, iluvõimlemise ja päris paljud teiste aladega on olnud selliseid skandaale, kus publik selgelt näeb ära, et näed üks iluuisutaja või võimlev parem, aga medal võibutakse teisele ka. Maadlusvõistlustel pole olnud selliseid probleemseid situatsioone, kus kohtunikud pealtvaatajate arvates hindavad tulemust võrdse esitluse korral valesti annavad võidu oma arvates valele tegelasele. Aga siin tuleb täpselt see sama nüanss sisse. Jah, aga miks sa siis ütled, et iluuisutamine, võimlemine, aga miks seal ei anna reeglid muuta? Mille pärast öelda, et need alad ei ole õieti hinnatavad, kui seal on olnud probleem kellegi ära ostmisest. Sama asja vaab ükskõik millise spordiala kohta. Niimoodi, et siin koha peal ma arvan, et sa eksid. Üks asi on kindlasti see subjektiivsus, aga võib-olla ei tasu seda segamini ajada ala keerulisusega. Et kui me vaatame Wushut, siis seal kindlasti on mingi 1000 tehnikat. Kuidas saab ühte teha, kuidas saab teist teha. Et nagu Daniel ütles, et curling on suhteliselt igav, võib-olla sa ei mõista seda lihtsalt. Et alati löövad läbi need alad, mis on lihtsad, kus on kiiremini, kaugemale, tugevamini. On aru saada, kes on kiirem, on aru saada, kes heitis kaugemale. Absoluutselt, seda, mida nii-öelda kommertslikumaks ja mida kiiremaks läheb maailma, et see elutempo, seda lihtsamaid alasid hakatakse nagu lähevad populaarsemaks, et nüüd kunagi Martin Klein maadles 12 tundi järjest ja siis ei rääkinud keegi, et ei toimu midagi. Ma saan suht neutraalselt pinnalt mõnes mõttes nendest asjast rääkida, kuna ma Eestis vastutan jutsu, aikido ja wushu treeneritega kutse omistamise eest ja nende koolitamise eest. Ma tean paljud erinevad võitlusalade taustast päris palju ja tegelikult ei ole ühegi sellise spordiala, ütleme, Hiina võitluskunstide puhul alati minul, ütleme, ala kauaaegse harrastajal tekib kiusatus, mitte öelda spordiala, vaid on võitluskunst, kus ei ole ka eesmärgiks kellegi vigastamine, sandistamine, tõeline võitluskunstide meister võidab oma võitlused ilma võitlemata. Kui me räägime võitluskunsti filosoofiast, tõeline meister suudab konfliktid lahendada juba ilma võitluseta. Olümpia vist ei oleks see väga võitlus. Just. Aga kui me räägime spordiala suuna peal, siis igal alal on oma mingid kindlad nüansid, aga samamoodi võib ükskõik millise ala kohta, mida mina tahaks väita, saab öelda, et seal on subjektiivsust, mitte praktilisust, mis tegelikult ei vasta reaalelu, kas või näiteks võitluslikele aspektidele. Et ma tean, väga hästi olen kokku puutunud ka siukse alaga nagu Brasiilia jutsu, ehk siis mida täna praegu kutsutakse MMA-ks. Ütleks teatud mõttes, et see on mõnes mõttes oma arengus vajab palju arendamist, sest seal ei ole need süsteemid, eetika ei ole paigas nagu mõnelgi muul võitluslikul alal, aga see oleneb tihtipeale ka õpetajatest, metoodikatest, aga seal mina näiteks professionaalina näen reeglistiku koha pealt, näen loogikat, sest kui seal on näiteks, kui on vastane selili, jätkub reaalselt võitlus edasi, seepärast, et
ta saab ennast kaitsta, ta pole vastasele haavatav. Kui uuendusmeelsed peaksid üldse olümpiamängud olema, et aasta 1908 juba 100 aastat tagasi olid olümpiakavas sellised alad nagu vee-motosport näiteks, mida ei ole praegu tolle aja kohta kindlasti üks uuendusmeelsemaid alasid. Kas ka praegu peaks niimoodi pooled alad maha tõmbama ja midagi täiesti kosmilist asemele panema? Ma arvan, et progress on kindlasti positiivne, aga olümpiamängude puhul muidugi on traditsioonidel ka väga suur roll, et ilmselt siin on ka sisemine konflikt nende otsustajate puhul ja ilmselt seetõttu oli mõnigi spordiala on endiselt programmis, mis võib-olla tõesti ei olegi nii atraktiivne ja mille kohta võibki küsida, et miks ta seal on, aga no ma ise olen öelnud ka seda, et võib-olla oleks õige just minna tagasi selle juurde, mis oli 1896 esimestel olümpiamängudel ja võtta see programm aluseks ja siis lahenduksid kõik need suured gigantismi mured ja hiiglaslikud osavõtjaskonnad ja need muud hädad võib-olla iseenesest, aga teisepidi vaadatuna noorem põlvkond ilmselt ei mõistaks seda olukorda. Siis käiks olümpiamängude vaadatavus selleks kindlasti paraku kahjuks maha, et me võime vaadata traditsioone, nendest on kõik ka kinni paljudest hoida ja see on tore, aga kui me reaalse eluga kaasa ei lähe, siis lihtsalt selle mängude nii-öelda vaadatavus eesmärk jääb tõenäoliselt täitma. 1896. aasta olümpiamängudel oli tegelikult ju esindatud ainult läänemaailma spordialad. Et täna meil läänemaailmas elab alla 1/3 rahvastikust ja enne kui me olümpiamängud peaks olema siis maailmaspordimängud, siis me ei saaks sinna ainult vaadata alla 1/3 rahvastiku nii-öelda traditsiooni. Et täna sellepärast ongi tulnud võitlussportidest judo, taekwondo just enne neid olümpiamänge korraldaja maa on siis nagu survestanud nende alade nagu siis kaasamise olümpiamängudel. Kunagi oli kindlasti see, et ei tahetud isegi naisi olümpiamängudel võistlema, aga praegu samas on naiste rannavolle üks kõige populaarsemad alasid, et äkki on ekstreemspordiga täpselt sama. Võib-olla tuleks veelaud ja skateboard ja kõik asjad sisse tuua ja kunagi tasub ära. Mis sa arvad? Mina oleks kahe käega poolt, aga tuleb kõikidega arvestada selles suhtes, et päris nii ka ei saa, et absoluutselt kõik need ekstreemspordialad võtame siis viskame need välja juba, mis on. Aga kindlasti minu arust võiks olla olümpiamängud midagi uuenduslikku, mõned nagu ekstreemsemad alad võiksid olla, sest et ekstreemsport on populaarne. Seda ei harrastata palju, aga vaadatakse ikkagi palju seda. Olümpia tegelikult liikumise või see põhjendus, mis alasid nagu peaks sinna valima, on see, et maailmas oleks väga laialdane nii-öelda kandeling. Et väga paljud inimesed tegeleks sellega. Ja kui me arenguriike vaatame, siis seal kahjuks vist ei ole võimalus ekstreemspordiga. Et Aafrikas talispordiga üldse pole võimalik tegeleda. Samamoodi vee-motospordiga või ütleme siis wakeboardingu või mis nõuab oluliselt suuremaid ressursse kui mingisugune jalgpall või võitlussport, mida saab põhimõtteliselt seal liiva keset kõrbe kuskil savandis niisama lihtsalt teha enne, millest saab alustada. Selles mõttes on see olümpia minu arust nagu õiglane, et ta ikkagi vaatab alasid, mida nagu kõik saaks maailmas mitte ainult valitud seltskonna nagu alad, et paratamatult siin see ekstreemsport nõuab rohkem ressursse ja sellepärast on raskem neid tuua olümpiale. Tänan sulle tulise diskussiooni eest. Nüüd teeme veel ühe äkkpausi. Tutvustame ühte ala, mis pärast 92 aastast pausi on jälle olümpial aastal 2016. Kohe saate teada, mis see on. Jääge meiega. Tere! Sooviks siis teada, kuidas see on nimi kõigepealt ja siis uuriksime täpsemalt, mis spordialaga tegemist on ja siis veel muud küsimused. Kõige. Имя вообще, имя, фамилия, что за спорт? Саза Дзидзадзе, тренирую рагби клуб Лело.
Kui palju sellega Eestis praegu tegeletakse? Как давно этот спорт и сколько команд вообще? С 93-го года в Эстонии есть уже рагби. Занимаются в Каласте была первая команда, в Таллине была потом команда. Сейчас на данный момент в чемпионате Эстонии участвует 6 клубов. Okay. Kas teid on kuidagi mõjutanud ka nüüd olümpiale pääs, teie igapäevaseid trenne? Как действует этот спорт, который попал на Олимпиаду? Вот как он на нас действует? То есть... Ну, я думаю, положительно действует. Укрепляет дух, здоровье, взаимоподдержку. Контактный вид спорта, поэтому на поле то, что происходит, это передается в жизнь тоже. Missuguste võtetega täpsemalt treener teid siin motiveerib võistlustele ette valmistama? Как вы мотивируете нас на тренировках и вообще на играх, чтобы хорошо играли? Ну, главная цель в спорте стать чемпионом и занять первое место. К этому мы стремимся, и это главная мотивация. Mis vanuses teid siin peamiselt on? Mis vanuses tullakse siia trenni? С какого возраста к нам приходят? У нас есть ребята, которым 10 лет, есть ребята, которым 28 лет. То есть возраст не ограничен, но есть ограничения в участии в чемпионате Эстонии. Это игроки младше 16 лет не имеют права играть со взрослыми в чемпионате. Kui kaugele on üldiselt jõudnud selle spordialaga Eestis ja siis ka välismaal? Как далеко этот спорт в Эстонии зашел и вообще в мире? В мире очень-очень популярный, конечно. Вся Европа играет. В балтийских странах очень развит этот вид спорта. В Латвии в позапрошлом году отмечали 60-летие рагби латвийского. В Эстонии немного меньше популярность завоевал за эти годы регби, но мы стараемся, мы пытаемся популяризировать и знакомить жителей Эстонии, молодежь с этим видом спорта. Mis on teie enda suurimad saavutused selle spordialal? Какие у нас достижения? Самое главное достижение, что в регби-7 мы чемпионы Эстонии 2011-2012 года. Третье место у нас в 2010 году в чемпионате Эстонии. И мы заняли в прошлом году второе место в чемпионате Балтии в дивизионе Б. Ja kus kohas te olete ise võistlemas käinud selle grupiga just? И в каких местах мы вообще ездили вот нашим клубом соревноваться? По всей Прибалтике, в Литве, в Латвии, в Финляндию ездили, там сборы проводили. Ну вот, хотим в будущем поехать в Грузию, потому что там уровень рагби намного выше, чем в Эстонии и вообще в Прибалтике. И мы можем там многому научиться. Kas on veel midagi, mida tahaks sellest spordialast rääkida? Есть еще что-нибудь, что хотелось бы рассказать про этот спорт? Ну, очень много, конечно, можно рассказать про этот вид спорта, да, но я думаю, что нам времени не хватит об этом все рассказывать. Но я скажу самое главное, что этот вид спорта, он контактный вид спорта. И на поле не получается связанная игра, если я не думаю о своем партнере, не помогаю ему на поле. И как бы не веду себя так на поле, чтобы ему облегчить работу. И это все передается в жизнь. То есть дружба передается, не заканчивается на поле во время игры, в конце игры, но она еще переходит и за рамки игры и тренировки. То есть ребята больше дружат, больше взаимоподдержки есть, помогают друг другу и как бы сплачивается коллектив. Кстати, очень
хороший момент у нас этот интеграционный вопрос, потому что многие ребята, вот русские, грузины, эстонцы, они все вместе и как-то общаются друг с другом, и никаких проблем нету. Не знаю. No хорошо, aga suured tänud siis ja edu teile! Olemegi tagasi, meie viimane plokk, lõpetame. Mõtleme selle peale, et kui meil oleks võimalus välja mõelda mingi spordiala, eestlaste oma spordiala, kus me kindlasti oleksime top 3 kogu aeg, mis see oleks? Ma arvan, et sellist ala, kus 100% oleks kuskil loppis ei ole, et see on väga tugevat ükstapuha mis ala, kui seda maailma tasemel harrastama hakatakse, siis me oleme liidris. Just. Et pigem sellised vähem harrastatud alad ongi meie võimalus. Aga lõpetuseks veel, et millist nõu annaksite rahvusvahelisele olümpiakomiteele seoses maadluse väljajätmisega või siis uute alade kinnitamisega? Midagi teie arvamust? Mina, nii palju kui ma protsessi on jälginud, siis soovitaks seda, et tehku asja nagu avatud kaartidega. Ta asi oleks läbipaistev. Saaks aru, mille alusel, kuidas otsustatakse. Et kui hääletamine on salajane, hääletamistulemusi ei avalikustada, kes mida hääletas, kriteeriumid öeldakse, et on, aga kui nüüd vaadates hääletustulemus, siis nendele kriteeriumitele vastavalt ei ole hääletatud, siis tekib küll küsimus, et siis kes, kellele kui palju maksis või mille järgi seda hääletus tehti. Ja see, et üldse hääletus toimus, sellest saadi ka tagant järgi teada, et selles mõttes on siin väga palju arenemisruumi. Tundub, et oma demokraatiaga seal rahvusvahelises olümpiakomitees on natuke ajast maas võrreldes siis muu maailmaga nii-öelda. Et oleks tegelikult selle sama poolega nõus, et siin ei, eks igal alal ole nii-öelda oma eelisid, oma nii-öelda toetajaid, loomulikult oma Hiina võitlus, kus see Wushu nii-öelda harrastaja ütleks, loomulikult hääletage ainult minu ala poolt, aga kui nii-öelda käsi südamel panna, siis tegelikult neid alasid, mis võiks olla, mis oleks väga tore, kui oleks olümpiamängudel, on päris palju, mingi valik tuleb nii või naad nagu teha, siis päris kõik sinna vähemalt hetkeseisuga ära ei mahu, aga hääletamine peaks olema selge, ühene. Ma ei taha mitte ühtegi aine või nagu ühtegi seda ala, et tuleks nagu kukuks välja, võib-olla ma tahaks, aga maadlus ei ole küll see nagu ma ei näe, et miks maadlus. Minu arust on päris palju neid harrastajaid. Kui sa lähed tänava peale, küsid, kas sa oled maadlusest midagi kuulnud inimesed, siis ta ütleb kindlasti enne, kui ütleb näiteks, ma ei tea, veelosõidu kohta ütleb. Kindlasti on seda enne kuuldud nähtud, et ma ei tea, miks nagu just see... Nagu öeldigi, et ei ole selgust, mina ei saa aru, miks konkreetsust tahaks, et miks just see ala ja mis on siis need nõuded. Mida järgmine ala peab täitma. Jah. Kalle? No mis nõu mina oskan anda? Ma arvan, et ainult nõu on see, et mõelge veel. Mõelge veel, et kas need peavad olema need alad, mis olid antiikajal olemas, mis olid esimestel olümpiamängud ja traditsioonidel on ikkagi oma väärtus. Olgu nii. Ma ei oskagi teada. Need olid lõppsõnad Kalle Voolaiult. Täna oli teemaks spordialade elutsükkel. Meiega avaldasid arvamust Daniel Matsukevitš, Eesti esiveikboardija, Eesti sportliku ja traditsioonilise Wushu Föderatsiooni president Priit Kõrve, Eesti üks maadluse eestvedajaid Alo Toom, Eesti Olümpiaakadeemia peasekretär ja spordiajaloolane Kalle Voolaid ning mina, Dmitri Valiulin. Tänan teid vaatamast ja uute kohtumisteni nägemist.